Tervist! Oleme Triinu Pääsikuga siin video vahendusel, et rääkida natuke persoonibrändist ja kuidas see aitab oma reegleid ja oma tähenduslikku elu läbi võib-olla siis professionaalse väljakutse ehitada. Ja persoonibränd on minu jaoks alati olnud selline strateegiline tööriist, et elada tähenduslikku elu. Ja nagu just mainisin, et just seda oma reeglite järgi, et mis sulle on õige. Ja see on hästi kummaline ja hästi tore, kuidas tegelikult see persoonibränd kehtib samamoodi kunstnikule ja juristile, politseinikule või finantsanalüütikule. Ja need on need ametid, kellega ma olen töötanud nende viimase 10+ aastate jooksul, et kõigile sobib selline persoonibrändi mõtteviis just selle tähendusliku elu vaatenurgast. Ja Triinu liitus ühe haridusisikute kõneisiku programmiga juba 2018. Tollal oli see esimene programm ja siis oli vist kõneisikute teema oli ka veel üsna uus. Ja tänapäeval me võime rääkida kõneisikutest täpselt samamoodi, et ükskõik mis valdkonnas on ta riigijuhi kõneisik, on ta loodussõbralikkuse kõneisik. Ja Triinu puhul siis on hariduse kõneisik. Ja minu arust, mida ma vaatan, olen siin paari aasta jooksul jälginud, et mida sa teinud oled ja ka teisi, kes siis sellel koolitusel 3 lendu sai minu poolt tehtud, esimesed 3 lendu. Ja mida ma näen on see, et sa oled toonud maastikule midagi täiesti uut. Võib-olla mulle tundub, et see on midagi uut, aga sellist asja nagu haridusmentor, mis on sinu tiitel, mina ei ole enne näinud. Ja see ongi üks hästi tore asi, kuidas inimesed kasutavad persoonibrändi just oma mingi väga väikse niši või mõnikord väga suure niši välja toomiseks, mille peale teised ei ole tulnud veel. Ja see on päris äge ja päris selline riskantne business tegelikult ju. Ja tulekski Triinu sinu juurde. Et ega neid munasid või tibusid ei saa lugeda kohe peale koolitust, on ju, et enne tuleb harjuda mõtteviisiga ja tööriistad kasutusse võtta. Et kui alustada algusest, et mis pani sind mõtlema just sellise hariduse kõneisiku rolli kandideerima sellesse programmi? Kui ma mäletaks nii täpselt. Ma arvan, et see minu sees selline nagu tahe rääkida sellest ametist laiemalt kui ainult see, mida klassiruumis me kogeme. Selles mõttes, et mida õpilased näevad, on see nii-öelda show, on etendus mõnes mõttes, aga nad ei näe seda, mis kõik tehakse selle nii-öelda kattevarjus. Ehk siis mõnes mõttes ma tahtsin nagu välja tuua selle ameti toona siis ainult ameti, seal mina ise olin nagu tagaplaanil tegelikult lihtsalt ametikandja kui õpetaja, eks ole. Et aga selle ameti, selle behind the scenes loo. Ehk siis, kes need inimesed tegelikult on, mida nad veel teevad, mismoodi õpetajad mõtlevad tegelikult läbi mingeid asju, et kui, ma ei tea, teeme seal pesumasinale peedist trumli, et aga miks me seda teeme, see on kõik õpetajal läbi mõeldud, eks ole, ennem seda. Et ühesõnaga see hakkas tegelikult jah, sellisest soovist, et ma tahaksin näidata ja tahaksin võib-olla kõlada mingite mõtetega kaugemale kui ainult enda kooliruum. Ja ma tundsin, et mul on vaja natukene kindlustunnet juurde, sest oma keskis väikses pundis ikka kõik noogutavad kaasa viisakalt, on ju. Võib-olla viisakalt, võib-olla nagu päriselt ka kaasa mõeldes, aga et tahaks natukene laiemat auditooriumit ka ja siis pärast seda kõneisiku programmi, see oli aastane programm, eks ole, et siis me tegime selle sama kursusega siis õpiõpetajaks konto ja selle kaudu tegelikult algas see tee, et mis tähendab persoonibrändi kui sellist üldse mudida. Ja sealt omakorda siis jõudsin selleni, mida ma täna teen. Okei, et sa tõid välja väga ägedalt selle, et persoonibränd ühelt poolt on justkui inimese fookusega, aga kindlasti mõjutab seda inimest tema amet ja see, kuidas ametit tajutakse, ütleme, ühiskonnas, klientide või
või siis jah, mingi tööandja valguses ja enamasti, mida mina näinud olen, sellised väga ägedad tipptegijad persoonibrändi loomisel, nende sisemine see väärtus ja missioon ongi mingit valdkonda või mingit teemat aidata lahti seletada ja näidata, et sealt see algab, et see inimene ise ei ole justkui nagu oluline. Et see on nagu väga äge ja sa mainisid, et sa tahtsid nii-öelda võib-olla julgust ja arusaamist, kuidas neid asju suuremale auditooriumile tulla. Ja meil oligi siis selline vist 2-päevane persoonibrändi koolitus. Et kui sa mõtled, mis sa ise arvad, et mis sinu jaoks oli see persoonibränd ja sinu enda persoonibränd enne, et kuidas sa ise lähenesid sellele enne koolitust? Ma ei lähenenudki sellele. Ma olin lihtsalt üks õpetaja, üks reaõpetaja, kes teeb, mida ta tahab, heas mõttes oma nendes lubatud piirides, eks ole. Et aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et tõuke tegelikult andis ka natukene sellise power tõuke. Andis ka see, et ma olin esimese lapsega kodus olnud, siis läksin tagasi tööle, siis kõik emad on nagu, jaa, ma tahan kõike teha, ma tahan hullult ennast teostama nüüd hakata, sest ma olen nii kaua kodus olnud. Et sealt ma sain nagu töö juurde seda energiat ja siis ma vaatasin kogu aeg edasi, et ma saan ju sellega hakkama ja siis see on põnev ja see on põnev. Ja siis jõudis tegelikult alles sinna, et ma jõudsin koolitusele, eks ole. Aga ma jään sulle vastuse võlgu päris ausalt tegelikult selles mõttes, et mul ei olnudki sellist nagu arusaama, mis asi see persoonibränd on. Mulle tundus, et see on, nii nagu me siin põgusalt ennemgi rääkisime, eks ole, et see on rahaga seotud. See on see, et ma olen nüüd selline ja siis kõik ostke nagu neid asju, mida ma ütlen, et te peate ostma. Et kuidagi selline nagu võib-olla negatiivne mekk võib-olla isegi oli, et kui ma nüüd tagasi mõtlen, aga kui ma nüüd tulen selle juurde, mis sinu koolitusel oli, siis ma hakkasin mõtlema, ja ma panin need ju kirja ka ja mul on, ma saan tõestada, mul on need kõik olemas, eks ole, et mis ma siis tahan ja kaugem, kusjuures huvitav on see, et kaugem visioon, mis ma kirjutasin toona ja ma alles nüüd ju eile vaatasin seda uuesti, tõusta karjääriredelil suurema katuseorganisatsiooni alla või et tõusta nii-öelda eksperttasemele. Eksperttasemele. Ja mingisuguses spetsiifilises teemas ilmselt, mida ma siia kirja ei panda, aga mis tundub nagu loogiline. Mul mõttel on kadus ära, aga ma toon selle tagasi, et iseenesest ongi õpetaja karjääriredel, tegelikult on ju, oled õpetaja. Eluaeg õpetaja. Ja siis sa lihtsalt oled õpetaja lihtsalt kauem olnud oma elus, et see ongi kogu sinu redel, et sa oled seal samas kohas olnud nagu umbes aastaid või aastakümneid. Ja seda karjääriredelit ja seda mudelit ju ei ole tänini. Või mingis hetkes see oli, mingid vanem õpetajad, mis iganes tiitlid seal olid, aga see kadus ära ja nüüd otsitakse uut versiooni sellest. Ja mulle iseenesest meeldiks mõte, et õpetaja karjääriredel läheb ka majast välja, et läheb ka koolist välja, sest et just nimelt seda ekspertkogemust nagu edasi anda järgmistele ringidele või järgmistele tasanditele või anda hoopis tagasi nagu teistpidi, et nendele õpetajatele, kes hakkavad õpetama jälle ja ühesõnaga rotatsiooni tekitada. See tundub väga nagu tark mõte just nagu kuidas kasutada kogemusi ära uute õpetajatele, võib-olla mõnes mõttes tee lihtsustamiseks, aga ka erinevate muudatustega toimetulekuks, mis täna ühiskonnas on. Et mainisid seda visiooni ja seda, et sa kirjutasid siin üles, et mida sa tahaksid nagu teha, pluss siis oma seda suurt powerit tulla tööle, teha asju. Et see haridusmentori nimetus siin käis läbi, et kuidas sa siis selleni jõudsid ja mida see tähendab? Kes see haridusmentor on? Nii nagu sa ütlesid ise ka, et see on nagu natukene selline riskibusiness ka, ennast nimeta kuidagi niimoodi, nagu seda ei ole varem kasutatud. Ja ma endiselt veel kohalen selle tiitliga, mis ma ise endale andnud olen. Aga teistpidi jälle ma näen, et see haridusmentor kui sõna on hakanud tulema ka teistest ringidest sisse rohkem, mis on ka nagu päris põnev jälgida. Et tabad ära, et näed, keegi kuskil mõtles ka niimoodi või siis mõtles niimoodi
pärast seda, kui ta oli mind näinud, ma ei tea, vahet ei ole. Aga see haridusmentor kui selline, mida ma kasutan, on tegelikult needsamad coaching'u võtted. Ehk siis baas on ikkagi see, et punkt 1, ma päriselt usun, et kõik meie võimed on arendatavad. Me saame võimed ehk oskused, ma ei räägi siin supervõimetest, eks ole, ma räägin oskustest tegelikult. Ja ma ei räägi võimekusest jälle, siin on, ühesõnaga, see läheb juba väga spetsiifiliselt. Ühesõnaga, kõik oskused on, me saame kõiki oskusi arendada. Ja ma päriselt siiralt usun seda. Ma kasutan coaching'u võtteid, ehk siis kogu seda Grow mudelit ja neid küsimusi, et inimene ise leiaks enda sees need vastused ülesse. Ja see on need siis omakorda haridusvaldkonna ehk siis õppimisega tegelikult. Mitte nii väga õpetamisega, kuivõrd õppimisega. Okay. Et mulle meeldib õpetada niimoodi, ütleme, õppida niimoodi, et õpetamist pole vaja. Mulle meeldib niimoodi öelda. Päris sügav. See on ka kusjuures väga põnev teekond, sest ma pole kaugeltki pikalt nii sügavaid mõtteid mõelnud ja mulle isegi, ma pean ütlema, et kuna mu isale meeldib väga filosoofiline nagu selline arutelu ja ma olen aastaid selle sees olnud, kasvanud ju niimoodi, et kuulen, isa jälle filosofeerib midagi, ta räägib aia august on ju enne, kui ta aiani jõuab. Ja nagu kuuled ja ei jaksa kuskile, nagu see ei jõua kuhugi. Ja nüüd ma taban ära, et ma olen ise samas paadis. No mulle kõlab natuke see, et kui ma räägin visioonide seadmisest, siis visioon on ju midagi, kuhu sa jõuagi. Nii et see tundub nagu täpselt sellise maailma kirjelduse või analüüsimisena, et kus me oleme, kuhu me tahame jõuda mõnes mõttes, et see ongi natuke filosoofiline, aga kui me seal näppu saame peale, siis tegelikult need praktilised asjad, et kuidas sinna jõuda, on palju lihtsamad ja just inimesest lähtuvalt, on ju. Et mainisid ka seda, kuidas siis haridusmentori nimetus, et sa ise veel defineerid seda ja see kõlab väga sarnasena, kui mina persoonibrändi kunagi välja ütlesin, et see oli vist aasta 2008, kui ta trükivalgust nägi ja siis sealt tuli ka ikka 10 aastat oli vaja tööd teha enne, kui hakati seda koolitusena väga hindama ja kuni siis selleni, et ma saan aru, et ma ei ole täna ainukene, kes persoonibrändi kui sellist pakub, et täiesti uus amet, et paistab, et haridusmentor võib nüüd ka olla sinu teed rajav nimetus ja väga äge, et inimesed seda on laiendama hakanud. Et kui me enne ka rääkisime, siis sa mainisid, et on paar tööriista, mis sul seal koolitusest kaasa võtsid, et mis aitasid sul selle, ma ei tea nüüd, siis sa saad täpsustada, et kas täpselt selle nimetuseni jõuda või selleni, et mis on sinu jaoks see tähenduslik tegevus, et mis tööriistu sa soovitaksid inimestele, kes ise mõtled, et okei, et äkki see persoonibränd on mulle, ma tahan teadlikuma elu luua, aga võib-olla julgusest jääb puudu või oskustest jääb puudu, et mis võiks need olla? Nii nagu ikka õppijatel, ega kõik ju meelde ei jää. Jäävad mingisugused asjad meelde, mis nagu sa võtadki sellest kaasa. Mina võtsin hästi tugevalt kaasa selle harjutuse tegelikult, kui me tegime, et pane nüüd enda kohta märksõnad kirja, et mis sind kirjeldavad. Ja siis panime ja nüüd pane veel, pane need nagu sellise ekstra pingutus. Mis mõttes, mul on juba 10 tükki kirjas, mis ma veel panen? Ei, nüüd see hakkab põnevaks minema, et nüüd sa hakkad leidma neid päris asju enda seest, eks ole. Ja siis me mõtlesime edasi endal, higimull otsa ees. Ja ma mäletan nagu seda mõtet, mille ma võtsin sealt ka, seal on mitu korda endale ka veel korranud, et mis on see märksõna, millega sa tahaksid, et sind seotakse või seostatakse. Ehk siis on Liisi Toom võrdub persoonibränd, et see seos tekib nagu seal vahel hästi tugevalt. Ja siis mul ei olnud seda sõna. Mul oli sõna enda jaoks kui nagu õpetaja jaoks, aga mul ei olnud minu enda sõna, mul ei olnud veel toona. Ja siis läks aega edasi, igasugused muud huvid ja asjad tekkisid ja tekkis see sama mõtteviis. Ehk siis arengu mõtteviis või mõtteviis üldse peaks juhtima inimesi mingi, Triinu, okei. Ehk siis selline, ma tahtsin, et tekiks mingi klikk, et inimesed saaks aru, et
kui ma mõtlen Pariisi peale, siis mul tuleb esimene seos Eiffeli torn. Ja ma võtsin teadlikult, et mis ma tahan, et minu märksõnaga seostatakse ja hakkasingi oma seda siis Instagram ja kogu seda persooni brändi siis tegelikult looma selle sama seose tekitamiseks. Ja ma olen kuulnud nii mõneski kohas, muidugi kursakaaslased eriti palju on see, et nii kui keegi ütleb mõtteviis kuskil, siis on mingi Triinu. Yes, töötab. Väga äge, sa tõid kohe juba selle mõtteviisi teooria nii-öelda enne ka välja, et sa tõesti elad oma brändi. Võib nii öelda. Ja, see on päris mina. Jah. Ma tahaks vaja mõttepausi teha, see on päris mina. See on nagu minu arust see eriti äge tuum. Sest kusjuures seda väga paljud ei tea, aga siin on võib-olla kohane nagu öelda, et ka need värvid ei ole sugugi juhuslik, fondid ei ole juhuslik, muster, mis kujuneb, ei ole ka juhuslik. Need on kõik, ma olen nagu ette mõelnud, mis peaks saama, miks need on sellised. Ja tagantjärgi ma olen aru saanud, et see kõik nagu toimib ka. Ühesõnaga, nüüd saladuskate on ju, võtame Loori siit pealt tere. See, et ma täna olen selles, tegelikult vanaroosa bluus on see ja sinul on sinine, see on ka väga huvitav, sest mul on ju sinine ja roosa käivad seal käsikäes. Et see ei ole ka juhuslik. Punkt 1 oli sinine, oli selgelt on usalduse tõstmise märk, on ju. Ja roosa on selline nagu naiselik, õrn, natukene unistajalik, võib-olla isegi selline dreamy, on ju. Et need värvid ja mis teooriad selle taga on, see on kõik kättesaadav. Miks ma siis ei peaks seda ära kasutama? Pluss need nagu tugevad fondid, mis mul on pehmetega jällegi, kõik nagu sümbioosis, sellepärast, et on nii meestele kui naistele. Mul ei ole vahet, et ma pean kõik ilusasti valgeks tegema, siis naised tahavad seda osta või lillekesi panema kuhugi. Et see ei ole soost kuidagi olenev, et persooni bränd või kogu see õppimine, et seal ei ole vahet kellele, et sa ei pea olema mees või naine konkreetselt. Nii et jah, niimoodi ütleme, et tasakaalupunkti nagu püüan kogu aeg tabada. Vahepeal ütlen ka, et paneme kindlasti sinu Facebooki ja Instagrami siia YouTube'i video alla, et inimesed saaksid vaadata, et seal on väga tarka mõtteid igasuguse arengule suunatud nii-öelda soovitusi ja tähelepanekud, et neid tasub kindlasti vaadata, täpselt isegi kui ei ole ju hariduses, et õppima peame me kõik ja seda me teeme iga päev kõik, et ma arvan, et Triinu need kanalid on kindlasti väga väärtuslikud. Aga korra läksid siia just sellise välise poole peale, et persoonibrändi mudel, siis see, mida ma teilegi tutvustasin ja mida mina olen kasutanud sellise lihtsa vormelina on ju see, et kes ma olen, ehk siis ma tean iseenda ambitsioone, oma päris stiili, kui ütleme, keegi mind ei näe, mida ma oskan, ehk siis täpselt need oskused, mida ma tahan rakendada ja need ongi huvitavad, mis sa ka tõid välja, et üks on see, mis me võib-olla formaalselt õppinud, see õpetaja roll näiteks, aga siis on ka hulk asju, mida me tahame veel kombineerida, siis on, kellele me pakume, et me peame aru saama, et kellega me räägime. Sina neid väga ilusti rääkisid siin seda tasakaalupunkti, et mehed, naised, pehme, tugev, et need asjad on olulised märgata ja lõpus on siis alles turunduse osa, millest enamus alustavad ja milles enamus tunnevad vajakajäämis, aga enne ei saa sellega väga tegeleda. Minu vaates ja ma kohe küsin sinult, mida sina arvad, et ongi need reaalsed väljundid, et on ta siis sotsiaalmeedia, on ta kujunduse läbimõtlemine või on ka kliente, kes tulevad, ütlevad, et ma ei tohi näha olla, aga ma tahaks persoonibrändi luua ja see on eriti äge challenge, kuidas seda teha ja see on võimalik. Et kui sina mõtled strateegilisele brändi loomisele, et sul on järgmine aasta, nüüd ongi aasta lõpp ka, et on hea aeg hakata jälle mõtlema, et kust sina alustad ja just sellest hetkest, kui sa praegu oled, et okei, 2018 sa ei mõelnud üldse sellele, et see persoonibränd peaks olema midagi, aga täna sa oled teises kohas, sa oled midagi juba päris olulist teinud, sa oled märksõnu vaatanud ja leidnud endale need, mis sind kõnetavad, neid kasutanud. Et kui sa nüüd järgmist aastat plaanid,
oma elus, töös ja brändis. Et kust sa alustad? Kas sa alustad pigem selles, et mida mina tahan järgmine aasta saavutada või mida ma tahan nii-öelda väärtust luua või pigem vaatad ja seal võib vahepeal ka olla midagi, et noh, Instagrami tuleb luua või blogima tuleb hakata ja siis, et mida ma siis pean teistele sobivat pakkuma? Ma arvan, et sa selle viimase otsaga tegelikult tabasid ära seda, mida ma teen alates sellest hetkest, kui ma otsustasin seda teha. Ehk siis ma ei pea midagi tegema. Ma teen seda, mida ma tahan teha. Sest on alati neid, kellel on midagi öelda, kellele sa ei meeldi, kes nagu viskavad nagu neid kaikaid kodaratesse, eks ole. Aga siis ma teen midagi, mida ma pean tegema, mida ma ei taha teha ja ikka keegi viskab kaikaid kodaratesse. Selle asemel ma siis teen seda, mida ma tahan teha. Niikuinii visatakse kaikaid kodaratesse, mul vähemalt hea endal olla. Et ma pean ütlema, et ma ei vaata mingeid insighte, kui me läheme natukene sinna tehniliseks ja turunduse poole jälle, mis kellaajal keegi on seal kuskil Instagramis, mind ei huvita. Sellepärast, et siis, kui ma postitan, ma pean olema sellega sisemiselt rahul. Ma pean tundma, et kui keegi reageerib, et ma olen valmis selle vastu võtma. Sest kui ma panen stories mingi teema ülesse ja ma ei ole valmis, et keegi hakkab nagu vastu mulle võitlema mõnes mõttes. See läheb ju vestluseks. Aga kui ma ei ole valmis, kui mul on tass täitmata nii-öelda, siis sellel ei ole mingit mõtet. Siis ma hakkan ise ka ennast kaitsma, siis see läheb pum. Et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et ma lähtun sellest, mida ma tahan teha. Praegu ma tunnen, et ma tahan seda sisu luua, aga ma tunnen ka seda, et ma tahan ka midagi pole teha, raha teema tuleb siia sisse, et ma ei taha seda teha lõpuni lihtsalt kõigile kättesaadavalt tasuta. Et see on tegelikult järgmise aasta fookus ka, et kuidas leida nüüdseks juba sellele sisule natukene rahastusplatvormi ka taustale. Et tahan natukene, kuigi ütleme niimoodi, ma tahaksin seda teha kogu aeg niisama, aga siis ma ise ei ela nagu väga kaua, et mul peab ikkagi midagi pole teha. Tänases maailmas on vaja seda rahalist poolt ikkagi ka ja natukene on see põnevaks ka muutunud, et kuidas seda planeerida ja et jah, ühesõnaga järgmise aasta fookus on natukene seal, pluss ma ikkagi pean selle välja ka ütlema, siis hakkab, et midagi asjad hakkavad juhtuma, et ma ikkagi seda raamatut teen ka, kirjutan ka. Ma ei plaani enam midagi, mul on ju toormaterjal tegelikult olemas, aga et tuleb päriselt. Ja. Millest? Vot see on hea küsimus. Pead defineerima veel. Siin pean defineerima, jah. See on tegelikult samamoodi õppimisest ja õppimisest ka selles vaatevinklis, et kuidas õpetada ilma õpetamiseta, et mida tegelikult me peaksime arvestama ja toon sinna näiteid sisse ja mõtteviis samamoodi. Ühesõnaga, ma päris täpselt ei tea, küllaltki palju on sisus tegelikult Instagramis juba olemas, lihtsalt Instas ei mahu nagu nii palju, vaid mahub nii palju, on ju, et sellised jupikesed on Instas juba olemas, jah. Väga äge, et see protsess, mis sa natuke kirjeldad, mulle kõlab sellise nii-öelda katsetamisena, et kui me alustame persoonibrändi loomist ka, et siis ühelt poolt meil on hästi tugev missioonitunne ilmselt mingis valdkonnas ja meil on need mõtted, meil ei ole võib-olla seda lõppvormi, kuidas seda jagada ja me katsetamegi, et ka need märksõnad, mida sa mainisid, et esimene nii-öelda harjutus seal lisaks tuleb see, et kui ma hakkan neid välja ütlema, et kuidas need kõlavad. Küllalt olen siin neid liftikõnesid aidanud teha ja siis mõeldakse igasuguseid tähtsaid sõnu välja, et seda ma tahan ja seda teised tahaksid kuulda minu kohta ja siis, kui katsetatakse, saadakse aru, et see on ikka nii fake ja leitakse lõpuks see, kus nende sisemus saab välja öeldud ja siis see kõik kõlab ja see hakkab nagu asi iseennast tootma. Ja kõlab ka see, et sa tegelikult näed väärtust oma toodetes, oma asjades, oma sõnumis, mis tulebki nii-öelda
teha võimalikuks mingis konkreetses vormis ja mingi kindla hinna eest. Et see läheb juba see strateegiline ja äriline mudel, siis et kui sa juba tead, mida sa tahad, siis see äriline mudel hakkab tegelikult päris kergelt tulema. Ma ei tea, kas sa nõustud minuga, et mitte võib-olla detailselt, aga siiski, et sa saad aru, et minu ärimudel kindlasti on olnud, et see blogi, persoonibrändi blogi, mida 12 aastat siin on peetud, et see peab olema tasuta, sest inimesed peavad saama seda juurdepääsu, et iseenda jaoks väga palju ära teha. Ja ma ei tea, kas sa nõustud, aga et on ju tegelikult hästi palju, sa saad ise hakkama, ise tehtud, et sul ei ole vaja koolitusi, suuri nõustamisi, et tegelikult on väga palju tööd endaga. Nõus. Ja selles mõttes Insta osa, kuna ma seda väga naudin, see seob ka minu haridustehnoloogi nagu käekirja sinna sisse ja tegelikult mulle väga meeldib takataustal niimoodi graafilist disaini teha, mis ka võib-olla natukene kõlab läbi, tüpograafia, kogu see asi. Ehk siis see on kanal, kus kaudu ma saan ennast mõnes mõttes kunstnikuna justkui välja elada, kirjanikuna ja kunstnikuna. Et seda, ja siis on kogu see asi, mis minu seest lihtsalt tahab välja saada, seepärast, et kui ma coachin või ma olen mentor, siis ma pean natukene rohkem kuulama ja ma ei saa nii palju rääkida kui täna siin. Et see on nagu minu selline mõnes mõttes avalik päevik ka, et ma olen seda nagu ka ära kasutanud. Ja see nagu ennem küsisid tegelikult ja ma sellele vist ei vastanudki, et kust otsast nagu alustada, siis ma lihtsalt mõtlesin tagasi sellele, kui ma alustasin selle osaga, siis ma hakkasin ka müüma midagi, millest teised ei teadnud veel. Ehk siis kuni ma praegu lihtsalt loon sisu, loon väärtust nii-öelda, nagu ma olen aru saanud ja ehk siis see ongi seesama nagu sinagi on ju, et see tasuta kättesaadav, et inimesed saaksid jupikaupa seda ja siis, kui nad tahaksid komplekti saada, siis juba me räägime teistsugusest vormist ja teistsugusest sisust ja rahast, eks ole ka. Et maksavad tegelikult mugavuse eest mõnes mõttes ja individuaalsuse eest. Täpselt, et ma arvan ka, et nendes valdkondades see isiklik kokkupuude või isiklik nõustamine, mis iganes vormis ta on, et see ongi loob nagu eriti kiirelt väärtusi, et coachingu puhul, et me mõlemad siin tegeleme coachinguga, et see on hoopis teine asi, et sa võid rääkida coachimisest ja inimene võib teatud hetkeni väga hästi hakkama saada ja on väga tugevaid eneseanalüüsijaid, aga mingi hetk kui sul on ikkagi coach, kes kuulab, siis see on päris võimas asi. Me võime nüüd sujuvalt coachimise juurde edasi minna, aga võib-olla teeme sellest teise video, et tõesti need esimesed sammud persoonibrändi loomisel, et kui nüüd keegi kuulab, mõtleb, et okei, ma võin ju proovida, sa oled rääkinud märksõnadest, et nende üleskirjutamine ja siis sealt hakata katsetama, mõtlema, siis mis see minuga seos võiks olla, mis võiks teine ja kolmas soovitus olla, mida nii-öelda persoonibrändi strateegiliselt planeerides, kas siis mõelda, võib-olla ka märgata iseendas, mis sa ise nagu mäletad, et mis olid olulised osad sinu jaoks? Nagu sa ise ütlesid, et me tegeleme mõlemad ju coach imisega nüüd ka, on ju. Ehk siis, mida mulle meeldib küsida ja mida ma küsin ka strateegilisi plaane tehes, on see, et mis sa tahad, et inimesed pärast selle sinuga kokkupuudet nii-öelda inimestes juhtuks? Mis sa tahad? Et kas sa tahad, et nad ostaksid su toodet, kas sa tahad, et nad hakkaksid tellima, hakkaksid kuulama, ma ei tea, podcastid, kirjanikud, nii edasi, on ju. Mis sa tahad, et juhtuks? Ja mis sa tahad, et siis laiemalt juhtuks? Sest mis mina tahan, on see, et see on ka selline ilus lugu tegelikult, on ju. Et mida ma päriselt tahan ja kuhu ma olen suunaga. Mu teravik on sinnapoole suunas, veel ei ole seal nagu kätt kindlalt 10 küünega kinni, aga on see, et õpetajad, et õpetajad kogeksid seda, mida nad peaksid pakkuma kogemusena enda õpilastele mõnes mõttes.
Sest see just individuaalne õpitee on see, ütleme, haridusvaldkonnas on ju individuaalne lähenemine, personaalne õpirada, kõik see asi, mida räägitakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest, kuidas õpetaja peaks looma soodsa õhkkonna, mis see tähendab ja nad kogevad seda enda pinnalt, pluss nad kogevad ka seda, et kõik nende võimed on päriselt ka arendatavad, ka nemad. Ehk siis nad tõestavad iseendale oma tegudega, ma tõesti saangi sellega hakkama. Järelikult saavad ka minu õpilased nende asjadega hakkama. Ei ole niimoodi, et sina saad, sina ei saa. Kõik saavad. Küsimus on selles, et kas me peame saama samas tempos hakkama ja samade võtetega hakkama. See on nagu ise küsimus. Nüüd ma jõudsin jälle hästi igale poole laiali. Sa küsisid, mis on teine samm. Ei, see on väga, ma ütleks, et võib-olla, et inimesed saaks aru, et see ei ole ainult hariduse ja ütleme siis need individuaalsed õpiteed, et täpselt sama on ju juhtimises ja kui me mõtleme juhid ja töötajad, et see tihtipeale tuleb see probleem, et aga mul on palju töötajaid, ma ei saa kõigiga individuaalselt tegeleda, aga kui juht ise tajub, et on võimalus inimesel endal ja juhil mõjutada tegelikult seda, et alluv või ta ise tunneb, et areng on võimalik ja tema ise on tähtis just täpselt nii, nagu tema areng, väljakutsed, tööalane sooritus, mis iganes on, et siis tegelikult asjad hakkavad muutuma, et me ei tea täpselt kuidas, sest see ongi individuaalne, on ju. Aga see on väga tähtis asi, mis sa välja tõid, et 2, mis see siis 3. oleks? 3. Räägi sellest, mida sa teed ja mida sa usud. Sest ütleme niimoodi, et ma tundsin ennast väga üksiku hundina algselt, sellepärast, et ma suurest organisatsioonist 70 inimesega meeskonnast astusin üksinda välja. Alguses oli küll väga mõnus. Iseenda peremees on ju chill täiega, teen, mis ma tahan. Kellegagi arutama ei pea. Aga ühel hetkel see hakkab suruma ja survestama, vähemalt mind hakkas, et mul oli selline üksiku hundi tunne, kõik nagu noogutavad kaasa, kui äge, et sa teed neid asju, aga ma olingi üksi. Ehk siis, ja ma hakkasin üha rohkem ja rohkem rääkima sellest, mida ma teen, mida ma usun, näitama oma tegudega, et see on nii. Ja nüüd järjest inimesed astuvad ise ligi. Ehk siis selle jaoks, et teised tunneksid ära, et näed, ta teeb seda asja, mida mul on vaja tegelikult. Et siis lihtsalt näita, mida sa teed ja mida sa usud. Räägi sellest, räägi. Miks ma siin ka olin nõus sinuga nagu rääkima, sellepärast, et siis jälle 2-3 inimest, kes ei ole veel sellega kursis, vähemalt leiavad tee ehk minu asjadeni ka ja vaatame, kuidas siis edasi. See on väga huvitav punkt, mis sa välja tood, sest ma olen tihtipeale näinud, et kui inimesed karjääri vahetavad, näiteks tulevad minuga rääkima, et nad tahaksid nagu uut töökohta leida, midagi nagu teavad juba ja siis esimene nagu vaade on see, et kellega sa juba rääkinud oled sellest. Ja tuleb välja, et tihtipeale isegi parimad sõbrad ei tea, kes võivad olla võib-olla just selles sihtorganisatsioonis, et me eestlastena vist, aga ütleme tippsooritajad üldse, me tahaks olla täiuslikult valmis enne, kui me midagi räägime. Ja väga huvitav on ka see osa, mis sa mainisid, et kui me toome midagi uut turule või me näeme mingit suuremat visiooni, mida teised ei näe, siis see on paratamatus, et teised ei näe seda või ei oska seda mõista, kui sa ei räägi, seleta ja anna neid erinevaid elemente, millega siis erinevad inimesed saavad haakuda. Ja sellepärast see rääkimine ükskõik kas mentoriga, coachiga, sõpradega, teiste valdkonna inimestega on nii iseenda jaoks tegelikult oluline, et selle fookuseni jõuda ja võib-olla tegevusteni jõuda, kui ka siis selle teema laiendamiseks. Ja see on väga üksildane tunne, sest ma ütleks, et siin on see aktsepteerimise koht, et sa oledki üksi, kes lood midagi uut. Ja see ongi natuke keeruline. Aga ilmselt, kui sa seda ei teeks, siis oleks nagu üsna kurb. Maailm jääks vaesemaks. Muidugi jääb. Muidugi oleks maailm oleks palju kurvem. Tuli kurb noot nüüd sisse, aga kui nüüd kokku võtta vaikselt, alguses kohe mainisin minu enda viimase mitme aasta motot, et sinu elu, sinu reeglid. Mis sinu reeglid on oma elus, mida sa saad avada, et kõike ei saa võib-olla avalikult välja öelda, aga mis on sinu hea elu reeglid?
Wow. See nüüd küll tiibiks ära. Judinad tulid peale. Lõpuks, lihtsalt kerge asi lõpuks. Issand. See on ka väga ilus küsimus. Vaata, ei ole lihtne leida üles seda küsimust, millele inimesel ei ole kohe vastust. Tahaks ju kohe, et oleks vastus olemas, ei ole. Kuidas sa sõnastasid, mis reeglid need olid? Hea elu, ilus? Mis on sinu hea elu reeglid praegu? Hea elu reeglid. Selle aasta minu märksõna, mis ma valisin, oli tasakaal ja mulle, ma olen seda teadlikult hoidnud kogu aeg endal nii-öelda õla peal ja enda sees, enda südames ka. Ja mulle tundub, et see ongi kogu selle võti. See on ka, nüüd ma tagasi vaatan ka nagu visuaalselt minu brändiga koos käib nagu teema, eks ole, see tasakaalutunnetus. Ja ehk siis mitte midagi ei tule teha vastu tahtmist 100% põhimõtteliselt. Ehk siis sa saad neid asju teha proovides ja kui sa tunned ära, mulle meeldib nagu see mõte ka, et sa võid ju olla nädal aega täis vegan näiteks ja proovida, mis saab. Aga sa võid ka öelda, et ma proovin. Ühesõnaga, sa võid olla niimoodi, et sa ütledki, et ma nüüd hakkan täis veganiks, ütleme niimoodi. Ja siis on teine variant, et sa ütled, et ma proovin, mis saab. Ja sest mulle tundub, et siis, kui inimene ütleb endale, et ma pean seda tegema ikkagi, olgu see kui hea tahes, siis see hakkab ikkagi survestama. Ehk siis pigem võta lihtsalt, et kui sa teed eksperimente iseendaga, sa ei pea tegema, et nüüd ma peangi hakkama ja nüüd ma pean iga päev tegema või iga pühapäev või iga mingisuguse aja tagant. Et sa võid lihtsalt nagu ela, vaata, mis tunne tuleb, kui sa tahad täna, et sa ei söö liha, siis ära söö liha. Sa ei pea tituleerima, et ma nüüd ei söö kunagi enam liha, sest see oli nii maitsev. Sa lihtsalt ütled, et ma proovisin ja kui sa tunned siis, et see sulle meeldib, siis sa jätkad seda niikuinii. Ehk siis selline, ei pea nagu ennast survestama kuskile kellegi raamidesse. Aga et see tasakaal, ma kaon ära ja see on väga... Endast rääkimine on alati kõige põnevam. Ja siis mu enda mõtted hakkavad ka hargnema nii palju. Aga tasakaal on kindlasti üks selline reegel, mida hoida pidevalt endal nagu kuklas. Teine asi oleks võib-olla, et ole see sama muutus ja loo seda sama muutust, mida sa tahad rohkem enda ümber näha. Kui ma tahan näha rohkem naeratavaid inimesi, siis ma lähen keskkonda või nagu ma naeratan ise rohkem. Minust see on ka üks tore lugu. Aga põhimõtteliselt hästi shortcut on see, et minu ümber ma tajusin, et on kogu aeg siuke mossis ja nõmed, et kõik on vastik, kõik on nõme, kogu aeg siuke vinguviiulid olid mu ümber. Ma otsustasin, et ma ei taha, aga ma üksinda ei suutnud ka särades seal mingit muutust eriti luua, siis ma läksin improõppesse, sellepärast, et seal on kõik nagu tore ja fun ja kõik noogutavad kogu aeg kaasa, ükskõik, kas sa ütled, et kuule, et see on mingi mürgivedelik, cheers, et nagu kõik on nagu kogu aeg ja see oli nii värskendav ja nii tervendav nagu sellele nagu katki selle olule, mis minu ümber toona oli, et nagu tee lihtsalt mingi samm selles suunas, mida sa tahad rohkem näha. See oli teine. Aga ja kolmas, issand, jumal. Mulle kõlas, et sa tegelikult kolmanda juba ütlesid selle, et ära sunni ennast tegema, sest see sundimine on nagu karistus, kõlab mulle, vaid pigem jälgi ja pane tähele, et mis on sulle mugav ja mõnus ja kus sa tahad ise ennast parendada. Nagu. See kõlas mulle sealt läbi. Just, see oligi mu kolmas. On hea, et ma selle tabasin. Ja mulle kõlab ka see, et sa mitte, et sa nagu ei ole lihtsalt reeglid seadnud, vaid ka sa elad neid nii-öelda igapäevaselt, ükskõik, kas see on Instagramis näha või mitte, et see paistab olevat sinu nii-öelda DNA-s. Nüüd, jah, aga see ei ole kogu aeg niimoodi olnud. See on tulnud jupi haaval ja viimase 2-3, võib-olla 3-4 aastaga kuidagi niimoodi. Ja hästi palju, nii nagu öeldakse, et lapsed mõjutavad, et
et lapsed tulevad nagu vanemaid kasvatama, ütleme niimoodi, või õpetama, siis hästi palju on tulnud sealt, et ma pean näitama oma tegudega, milline eeskuju ma tahan olla. Või noh, et mida ma pean olema eeskujuks oma lapsele oma tegudega. Et kui ma tahan, et ta koristaks oma toa ära, siis ma peaksin ise ka rohkem koristama, aga no küll on hea, et te tegelikult mu selja taha ei näe. et ma ei ole selles väga eeskujulik ja on näha, et laps ka ei ole. No, selles mõttes ja me elamegi natukene selles osas nagu YOLO, on ju. Et life happens, elu on selline, aga samas mingid teised asjad, mida ma pean väga-väga oluliseks ja võib-olla isegi olulisemaks, et kuidas ta millestki mõtleb või kuidas ta arutab või mida ta väljendab 4-5 aastane, juba sealt maalt, kuidas ta sõnastab oma tundeid ja nii edasi. Ja siis ma yes, siin on kõik korras, sest oma tegudega me oleme käinud eeskujuks, ega sõnad tee niimoodi, see tegelikult ei aita niikuinii. Ma tahaks siit ka veel 45 minutit rääkida, et see eeskuju küsimus on nagu hästi oluline tõesti, ükskõik, kui me tuleme tagasi algusesse, et meie kohtusime sinuga kõneisikute programmis, kuidas persoonibrändi luua, siis nii see seoste loomine sinu nime ja valdkonnaga, kui ka see, et inimesed sinu sõnu järgiks, et see ei tule sellest, et ma lihtsalt tean, kuidas ilusat postitust teha ja seda pommitades, vaid see on see, kui sa elad oma reegleid päriselt. Ja siis sa näed, et kas need kliendid, kes sulle tulevad, on õiged kliendid, need võimalused, mis sulle tulevad, on õiged ja võttes sinu mõtte siia lõpetuseks ka, et ega see kõik ongi muutlik. Ja kui me oleme valmis selleks, et vahepeal on tuba segamini ja vahepeal me ei ole kõige paremad juhid, või me ei lähe trenni, kuigi see on väga oluline, siis me oleme kõik arenevad ja me õpime sellestki, aga see peab tulema sisemise soovi arvelt. Aitäh, Triinu. Esiteks, et sa oled võtnud nii ägeda valdkonna ja tähtsa valdkonna vedada mõnes mõttes sellise eeskujuna. Ja ma julgustan siis kõiki vaatajaid ka Triinu sotsiaalmeediat jälgima ja tema tegemisi jälgima, et midagi tarka me kõik õpime. Nii et selles suhtes on meil palju õppida ka Triinu nendest postitustest, mida ta jagab. Ja panen need siis lingid kõik siia kuskile alla. Et kui aga konkreetselt persoonibränd peaks huvitama, siis nagu mainisin, 10 aasta ja pluss väärtuses igasuguseid tööriistu, töölehti, mida te seal koolitusel ka saite, et neid materjale on kõik täiesti tasuta saadaval, et selle suure esimese töö saab iga inimene ise teha. See võib olla raske ja higimulle ajav, aga need on kõik võimalused ja kui on küsimusi, siis saab alati täpsustada, et kui tundub, et nüüd enam iseseisvalt jääb kitsaks, tahaks tiibu veel laiemaks teha, et siis võib minuga otse ühendust võtta. Aga Triinu, aitäh veel kord ja ilusat päeva ja siis mõnusat oma elu, oma reeglite järgi elamist, et vaatame, kuhu siis 3 aasta pärast sinu teed on viinud. See oleks põnev. Paneme selle kalendrisse kirja. Teeme nii, siis on kindel. Aitäh ja ilusat päeva jätku. Nägemist.